23. detsembri, kell on 7:42 hommikul. Ja nüüd ma tegin endale jääkohvi ja ühe võileiva, ülibänger lihtsalt. Mulle nii meeldib see sai. Ja pärast seda teen oma juuksepesu ja tänased päevaplaanid ilmselt läheks randa. Ja tuleb veits veel pesu pesta, aga ilmselt ma arvan, et rannaplaan ja mitte midagi erilist. Tänane siuke rahulik, aga nii mõnus oli magada kodus. Nagu oma kodus on ikka alati kõige parem, aga mõnus on ka vahepeal võõrsil olla. Kell on 10:44 hommikul ja pool tundi tagasi troppisin omal vanemad randa ja ma ise randa ei läinud. Ma olen kuidagi lihtsalt siuke inimene, et ma ei suuda väga sama inimesega nagu isegi mingi 1,5 nädalat igapäevaselt koos olla, et mul on vaja enda aega, kas või paar tunnikest, ehk siis praegu ongi mul siuke 2,5 tundi veel enda aega. Et jah, enda aeg on mul väga oluline ja kuigi, et jah, tõesti ma ju ei tea, millal ma neid uuesti näen, et siis võiks ju nagu iga päev võtta maksimumi, siis sellegipoolest ma arvan, et see paar tunnikest, et nad omapäi nii-öelda hetkeks on, siis ma arvan, et see on täiesti fine ja pluss saavad veits aega ikkagi kahekesi ka nagu olla, et jaa, et siis saangi nüüd selle ajaga veits omi asju siin toimetada ja enne kui järgi lähen, saan auto ära veel tankida ja jah. Kell on saanud vahepeal 12:03, mul on siuke pool tundi veel aega. Ja siis ma pean hakkama liikuma juba vanematele järgi. Siis mõtlesin, sa et nagu läheks istuks rõdul veits, et naudiks jäätist, vastaks mingitele kirjadele asjadele. Aga ma ei teagi ausalt öeldes, mis sellest lauast nüüd meil saab. Eks ilmselt agentuuriga ühendust peab võtma. Ja kusjuures eile just avastasin, et mul üks toa tuli. Lõpetas töötamise, ehk siis mul on toas niigi halb valgus, kuna mul, oodake ma näitan teile, siis on natuke parem aru saada. Põhimõtteliselt mu tuba on siukene, et see tuli ainult seal põleb, see ei põle. Ja need on 2 ainukest valgustust mu toas. Ja ma tegelikult tahaks üldse ka teisele poole seina sinna ülesse endal mingisugust valgustust. Sest et ma ei tea, näiteks talviti siin mul nagu peavad mõlemad tuled põlema, nii see öökapilamp kui ka siis mõlemad tuleb toas ja see valgustus ei ole stiil piisav. Ehk siis ajab asja ära selles mõttes ja nagu värki, aga see valgustus ei ole ja siiski piisav, ehk siis peakski veits suurima ka, et mis võimalused üldse on, et kuidas sinna saaks ka selle valgustuse kuidagi äkki panna. Et jah, ehk siis nüüd ma rõdul ei saa istuda, pole hullu. Ma lihtsalt loodan, et sellele leiab kiirelt lahenduse, et kuna suvi on, siis ju ikkagi tahaks vahel rõdul istuda ja värki, midagi katastroofilist ei ole. Tegelikult saaks lihtsalt kottoolis ka lebotada. No tšau, kuidas päike oli? Ega me ei olnud, ma olin vees. See oli vees. Isa oli nagu väike laps enamus aja vees, mina olin ka. Sa oled päris punane. Aga hoidsin mõõdukalt. Ja näppu ma ei lasknud siia ette väga vähe, aga jalad sai, kõht sai. Aga kuidas vesi oli? Kui mõnus. Soe, algus oli külm. Veerand tundi jooksime, olime põlvsaiks, läksime, võtsime päikest, läksime tagasi, veerand tundi veel, siis ma tundsin, mis mul ise hakkab järsku Soomeks minema. Ja isa oli ikka enamus aja vees. Oli mingi tund aega vees. Põlvasaadik, aga tead, lained olid nii suured, et... Olid suured ikka, jah? Ja, ei.
mina olen väga rahul. Ei, me olime ikka nagu, tegime oma kaotatud lapsepõlve taga... Unustatud lapsepõlv. Jah, mida me pole kunagi kogenud. Ja nii suuri laineid meie ei ole elus olnud. Lainel on siuke jõud, teeb, mis tahab sinuga. Ja. Aga esimene kord ookeanis käimine, kui ma kogu selle liivapüksi korjasin, siis seekord polnud ühtegi seda liivatera, sellepärast, et õppisin esimesest korrast. Kui me esimesel päeval läksime roadtripile, siis mul emps läks riietega, läks ookeani ja sõnaga ta tuli tuppa tagasi sellised, tal oli igal pool seda liiva, nagu igal pool terve elamine oli liiva täis. Nii et sa ikka oled õppinud veits, jah? Ja see on ülimõnus ja see kogemus, see on lihtsalt super, saad aru? Ja. No eks ongi, ma tahangi teile nagu erinevaid randasid näidata, vaata, et nagu... Erinevaid? Ja. Et nagu vaata, igav on samasse kohta nagu tagasi tulla, et ma arvan siia rohkem ei, et teised kohad veel näiteks ka ära. Aga tead, kui ilus ja üks asi mul on nii... Põhimõtteliselt me käisime just Chemist Warehouse'is ja ma ostsin sealt endale ripsmeduši L'Oreal Telescopic One ja see on reaalselt tänaseni kõige parem ripslukas, mis ma üldse kasutanud olen, sest et sellel on hästi mõnus peenike ots, siis ta jätab ripsmed hästi eraldatuna ja mõnusalt pikad, kuigi mul on endal kõik päris pikad ripsmed, siis see nagu annab selle viimase nagu selle funki. Ja siis ostsime paar kihasvammi ja siis mul oli paar ravimit vaja ja ülihaige nagu ma olen mingid asjad endal vänni unustanud ja mingid asjad meil kõigil jäid vänni sinna üldse, ma ei tea nagu kas need asjad kukkusid sinna vahele kuskile või mida, aga see on mingid asjad pidime just üle tõstma. Nii et ja nüüd ma ootangi vanemaid ja siis lähme koju ja muideks, kuna me lähme nüüd Islandile, ühele saarele siin, siis sinna me lähme ka, see on siuke nagu ferry, kuidas iganes see eesti keeles on, see on nagu mingi jaht või midagi siukest. Me lähme sellega sinna siis nüüd, kui me käisime delfiinide seas, siis seal olime ka nagu paadiga ja siis põhimõtteliselt nagu mul oli ka plaanis nüüd, et me lähme paadiga siis nüüd ookeanile läbi siis selle omaniku siis, kellelt ma ka autot nagu rendin, et tal on paat, et läheks sellega sõitma, aga nagu ma tunnen, et seda ookeani natuke, seda paadi värki on nagu veits liiga palju, et siis ma enne käisingi neile välja idee, et kui teeks äkki hoopis midagi muud selle asemel, et nagu ma tunnen, et ma tahaks teha mingit füüsilist asja või tegevuse nagu midagi muud, et nagu midagi rohkem aktiivsemat ja nad olid täiega päri sellega ja nad olid täiega fine, et ma peangi siin, ma mäleta, kas nüüd siis 28-ndaks või, vaatama siis meile, et mis me siis muud selle paadisõidu asemel teeme. Et pean natuke mõtteid mõlgutama, vaatama. Ma lihtsalt mõtlesin, et nagu okei, kuigi need paadi ja jahtidega sõidud, need on kõik nagu eri viisidel kuidagi, siis ikkagi nagu veits palju on seda ookeani peal minu jaoks nagu olemist. Et mitte, et mulle see ei meeldiks, aga tunnen lihtsalt, et kuna ka mul nagu puhkus on, et siis võib-olla tahaks teha midagi, mida ma ei tea, mida ma olen tahtnud pikalt näiteks teha või aga lihtsalt jah, et oleks midagi muud. Akkene, kas see 3 minutit ma oleks reaalselt saanud selle praegu minutisse ära mahutada. Kell on meil saanud 20:45 ja ei olegi mitte midagi erilist siin vahepeal toimunud. Et magasin vahepeal 2 tundi 15 minutit ja mul oli täna õhtul plaanis trenni minna, aga ma olen täna kuidagi nii väsinud terve päev olnud, et kuidagi nagu vaikselt ikka tunnen, et nagu ei ole enam kaua aega jäänud, kui vanemad tagasi nagu Eesti lähevad, et siis siuke natuke mixed emotions täna nagu olnud ja vast sellepärast ka ma täna natuke oma nagu seda aega nagu tahtsin, et seda kõike siin läbi progressida
eks muidugi ma igat päeva selles mõttes muidugi ju naudingi ja võtangi nagu viimast, mis nagu nendega saan olla, aga kuidagi jah, see aeg, mil nad tagasi lennukile peavad astuma, on juba üsna lähedal tegelikult. Kuigi, et sinna tegelikult ala 13 päeva veel jäänud on, aga still nagu see aeg läheb lihtsalt nii ruttu, et kohe on jõulud ja nii võtta edasi ja tagasi. Aga kus hundist juttu, siis nad tagasi koju ka tulid, aga täna rohkem plaane vist nagu ei olegi. Et siis ilmselt tõmbakski tänaseks vlogi otsa kokku, et täna midagi erilist ei toimunudki, et oli sihuke rahulik päevake. Vanemad käisid korra kergel jalutuskäigul, aga Emps ütles, et tal on paha olla, juba enne ütles, et siis kui nad välja läksid. Aga ta arvabki, et sellest päikesest võib olla, mis nüüd tänasel 3 tundi päikese käes olid. Paps oli most of the time nagu vees, aga Emps oli ka vahepeal vees. Aga mina lihtsalt siin peas keerutamas mõtled palli, vaata, aga nagu seda ei saa siin isegi olla. Sest ma nagu lihtsalt mõtlen, et hoida, kas nagu mingi mul on päikeses siin nagu paha olnud olla või midagi, ma arvan, et ikka. Aga praegu üldse ei tule nagu tuttav ette. Aga everything is good. Ma vaatan, kas täna õhtul või siis homme ostab mingisuguseid sitrulisi asju, mingeid mitte happega, vaid mingisuguseid hapukaid asju, et neid ta tahab. Õnneks mingeid asju kodus ka praegu olemas, mis ta tahab ja mis on kohe nagu võtta, aga veits worried to be honest. Sest homme on jõulud ka ja värki ja ma lihtsalt loodan, et siin nagu midagi hullu ei ole. Ma lihtsalt loodangi, et see sellest päikesest lihtsalt on. Emps just ütles, et nad käisid väljas ja et nad tundsid, et tulid sellepärast ka tagasi varem koju, et mina olen puudu. Tahavad minuga olla. Natuke armas. Emps näitab mulle just mingeid pilte, videoid, mis nad tegid. Käisid linnas just. Õnneks ma midagi nagu maha ei ole maganud, sest ma nägin eelmine aasta. Ja see kaamera, kus kohas see Merry Christmas oli? See sama maja nüüd. See siit või? Aha, ta läheb, peab ootama, vaata. Ja. Vaatan, kui see punane hakkab tulema. Et me nüüd ülehomme lähme ka. Siin on isegi üks äpp, mis näitab ära, kus on kõige ilusti kaunistatud majad ja asjad. Siis lähme teeme kerge tripi uuesti. No mitte uuesti, et eelmine aasta ma tegin ka selle tripi ja mega äge oli ikka näha, kui palju inimesed siin nagu jõuludel vaeva näevad oma kodu kaunistamiste asjadega ja see on ikka hea massive, et täiega äge.